Tere! Mina olen jätkuvalt Angelika. Eelmises episoodis olid meil külas alustavad kinnisvaramaaklerid, kes said enda kogemust jagada. Ja tänases episoodis on meil külas Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärdma. Anne, tere! Tervist! Korraks uuriksin, et kuidas oled siia pangandusse sattunud ja võin ka küsida võib-olla, et kui pikalt sa siin oled juba tööd teinud? No mina sattusin pangandusse 96. aastal praktiliselt otse koolist ja kogu selle aja olen tegelenud praktiliselt kodulaenudega, eluasemelaenudega. Nii et jah, nii ongi. Aga siuke päris, mitu aastat see kokku on nüüd? Mu matemaatika 25 miinus... Ühesõnaga, mitmed aastad. No varsti saaks 30 aastat. Jubel. Et ma tahtsin lihtsalt küsida, et selle 30 aasta jooksul, et kuidas sulle tundub, kui mõelda armunud inimeste peale, kes on pool aastat koos näiteks olnud, võtavad nüüd ühise laenu. Kui riskantne see on ja kas on vaja teha ka mingi testament kohe, või on mingeid valusaid kogemusi olnud, mida sa oled kõrvalt jälginud, et kuidas sellega Siin on väga hea küsimus, kus on kohe sellised mitu erinevat pähklit sees. Kõigepealt see, et inimesed võtavad koos laenu, siis koos laenu võttes tuleb alati läbi mõelda see, et kuidas makstakse seda laenu, kes omanikuks saavad, kui palju kumbki nendest oma finantseeringut on valmis panustama, et need on põhiasjad, mis on laenu ja omandi suhte vaatest. Nüüd sa tõid juurde justkui väga lõpliku teema, mis on testamendi teema ja testament, mis ei ole otseselt üldse laenuga seotud, et sellele tõenäoliselt viidatakse alles sel hetkel, kui hakatakse, kui kellelgi on kuskil elus juhtunud, keegi on elust lahkunud, on surnud ja siis tuleb see küsimus, et kuulge, et kas teil oli testament, kas teil on varad jagatud, kas teil on vara, mida jagada, et siis tuleb see teema. Ja selle kohta tegelikult annaks kõige paremini nõu notar. Ja alati tuleks, kui juba inimestel mingi vara on olemas, siis võiks selle peale mõelda, et kellele ma oma vara jätan. Ja nüüd tulles tagasi siis, et kui kaks noort inimest ostavad endale ühise vara, siis on ka hästi mõistlik mõelda juba selle peale, et kui ühega neist peaks midagi juhtuma, et kas nad selle sama koos soetatud vara tahavad siis üks ühele, teine teisele jätta, et kuidas sellega jääb. Aga seda ma arvan, et on spetsiifiliselt, et mismoodi pärimiste puhul toimetada, mis peaks olema testamenti kirjutatud, soovitan küsida notarilt, sest tema on see isik, kes on võib-olla pädevam testamendi teemal. Aga millised vead on kõige võib-olla populaarsemad nende inimeste seas, kes võtavad endale täna eluasemelaenu? Kui nad juba täna on eluasemelaenu võtnud, siis ma arvan, et me siin pangas saame päris palju abiks olla sellele, et nad neid vigu ei teeks, sest kõige olulisem on võib-olla see, et kui laenu võtta, siis halduriga rääkida ja küsida. Et küsida kõikvõimalikke neid küsimusi, mida tundub, et natuke aimaks, aga tegelikult päris täpselt ei tea, siis võiks kindlasti küsida. Nii et see esimene asi ongi see, et küsida ära kõik küsimused, et ei tekikski kohe sükest asja, et seda ma ei tea, kui tundub, et ma ei tea, perioodi teema näiteks, et kas laenuperiood, et kas ma peaks võtma maksimaalse perioodi, kas võib-olla oleks parem võtta natuke lühem periood, kui palju ma peaksin lugema laenulepingus laenuvõtja kohustusi, millised õigused mul seal on, et kõik sellised nuansid, et kui midagi jääb lahtiseks, tuleb kindlasti küsida. Ja see on ka see asi, mida inimesed võib-olla ei lükkavad edasi või siis mõtlevad, et ma ei hakka võib-olla läheb keeruliseks või midagi, et mina soovitan ikkagi kindlasti küsida.
Aga kas annab kuidagi ka ette valmistuda, et olete, ma ei tea, ma soovin osta endale maja, ma ei tea, 2-3 aasta pärast. Kas ma saan kuidagi ka ette valmistuda, et pank näeks hiljem ja oleks veendunud, et ma saan ikka maksta? Muidugi on võimalik seda teha ja üldjuhul ongi niimoodi, et need inimesed, kes kodulaenu võtavad, need on keskmisest sellised rahateadlikumad, sellepärast et kodu ostes inimestel on natukenegi omafinantseeringut, nad on tõenäoliselt midagi säästnud ja kodulaenu puhul on see, et see on keskmine kodulaen võetakse 26 aastaks, et see tähendab seda, et see kuumakse, mida ma valin ja mida ma olen nii-öelda kinnitanud ka lepingus, et ma olen valmis maksma, et see on tõesti selline, mida ma suudan maksta pikaajaliselt. Et see peab olema mulle mugav niimoodi, et ma saan oma elu rahulikult edasi elada, aga samaaegselt see elukvaliteet peab paranema. Et kodulaenu makse peab olema selline, et see on mugav tasuda. Aga kui mõelda nii-öelda makseharjumuste peale ja krediitkaartide peale, kui on krediitkaart ja seal on olnud mingid raskused või lihtsalt selle olemasolu, et kas see mõjutab ka kuidagi pangalaenu saamist? Ei mõjuta. Pangalaenu saamise mõjutab kõige rohkem mõjutab maksekäitumine. Ehk siis, et kui mul on mingisugused kohustused, siis nende õigeaegne täitmine. Ma isegi ütleks, et krediitkaardi omamine võib olla pigem positiivne, sellepärast et see on ka selline krediidikohustus ja kui ma olen oma kohustusi kogu aeg õigeaegselt täitnud, siis see pigem on hea. Et ei, see takistuseks kindlasti ei ole. Aga kui mõelda nende tasumiste peale intresside osas näiteks, et mis vahe on sujuval intressil ja fikseeritud intressil või millest sõltub, mis kuidas? Ujuv intress on siis enamik Eesti eluasemelaenudest ongi välja antud siis ujuva intressiga ja ujuva intress tähendab seda, et see on seotud 6 kuu Euriboriga, mis tähendab, et iga 6 kuu järel siis see 6 kuu Euribor muutub. Muidu Euribor muutub muidugi iga päev, aga selles konkreetses lepingus muutub iga 6 kuu tagant. Ja fikseeritud intress tähendab siis seda, et mul on intressimäär on näiteks 5 aastat, on üks ja sama. Ja muutub ainult pärast seda siis vastavalt kas siis ujuvaks või siis uuesti fikseerituks. Ja võib-olla ma toon siia juurde veel ka selle, et see Swedbankil on ka veel on selline, see ei ole küll intressi osas, see on ujuva intressiga, aga on fikseeritud annuiteetgraafikuga laen, mis tähendab seda, kus on 2 olulist osa sees. Üks on siis see, et on ujuv intress, mis inimestele reeglina meeldib, sest see on veidikene soodsam ning lisaks on see, et see fikseeritud annuiteetmakse võimaldab seda, et mul on kogu aeg ühesugune kuumakse. Ja seal on veel üks pluss on seal veel, et kui muidu fikseeritud intress on kuni 5-aastane, siis selle graafiku puhul on see kehtib kuni laenuperioodi lõpuni, ta on paindliku lõpptähtajaga graafik, et kui Euribor tõuseb, siis periood läheb natuke pikemaks, kui Euribor väheneb, siis väiksemaks. Nii et ta on 2 ühes, et ta on küll ujuva intressiga, aga samaaegselt annab inimesele selle kindluse just, et see kuumakse on samas suurusjärgus, et ta teab arvestada oma eelarves. Aga kui vaadata nüüd nii-öelda koduostja vaatest, ta pöördub pankadesse võib-olla, kui suur läbirääkimiste ruum on intressi osas, et kas seal on ka seda mänguruumi?
No eks ikka on selles mõttes, et muidu on ju nii, et intressimäär sõltub inimese sissetulekust, sõltub sellest varast, mis ta valib ja kogu tehingu ülesehitusest ka. Ja noh, muidugi on ka see, et kui vara on energiatõhusam, et siis ta on selle võrra soodsam. Nüüd, kui tehakse laenupakkumine, siis seal on välja toodud erinevad tingimused ja üks nendest on siis ka intressimäär. Ja kui inimesele tundub, et see on kas liiga kõrge, noh, kui liiga madal, tõenäoliselt keegi ei ütle küll midagi, et no siis ta lihtsalt saab seda oma haldurile öelda, et kuulge, kas siin on võimalik seda üle vaadata ja võib-olla siis on ka sinna see põhjus juurde lisada. Nüüd nendel juhtudel, kus laenud on juba välja makstud ja välja antud, juba tõenäoliselt on ka osade vaatajate seas juba inimesi, kellel on juba laenud on käes ja siis tundub, et oi, et aga ma ei teagi, mis mul selle marginaaliga on, et võib-olla see, kas on hea või halb või mis iganes, noh, et tahaks midagi muuta. Siis saab alati pangast küsida, et kas see nüüd on mul hea marginaal või ei ole. Ja siis sõltub ka selle marginaali ülevaatamine sellest, et kas tänasel päeval uuele laenule sellist marginaali pakutakse või mitte. Et kui väga varasematel aegadel laenusid välja anti ja siis need marginaalid olid alla 1%, et täna sellist pakkumist turult ei saa ja sellist pakkumist ei ole ja siis seda tõenäoliselt allapoole rääkida ei ole võimalik. Ja noh, ülespoole tõenäoliselt inimesed seda ise tõenäoliselt teha ei algata sellist diskussiooni. Aga noh, ma ise olen endine Elisa töötaja, kus kliendid helistavad ja nii-öelda, kas ma ütlen õieti, küsivad paremat pakkumist, on mujalt ka juba uurinud. Et kui palju siin panganduse poole peal seda refinantseerimist on, kui palju kliendid helistavad niimoodi, noh, see reaalne pilt, et helistavad, küsivad? No praegu selles mõttes on hea küsimus, et meil on just käimas ka refinantseerimise kampaania ja seda tehakse. Ja seda tehakse erinevatel põhjustel. Üks põhjus nendest võibki olla see, et on marginaali teema, et see marginaal võiks olla veidi teistsugune. Ja teistpidi on veel ka see, et kui inimene näiteks täna arveldab juba Swedbankis, siis tal, ja ma ei tea, mis iganes põhjusel on see laen jäänud kuskile teise panka ja ta tahab selle siia üle tuua, sest ta on Swedbankiga rahul, tal on internetipangas, kõik on justkui kõik olemas, kõik on näha, siis ta tahaks ka selle laenu siia üle tuua. Et seda küsitakse ja loomulikult me hea meelega vaatame taotlused üle ja kampaania raames on ka võimalik see, et tasume notaritasud selle tehingu eest. Okei. Aga kes on praegu kõige aktiivsemad eluaseme laenu võtjad ja ka refinantseerijad? Kas on pigem noorem põlvkond, vanem põlvkond? Meil sai just valmis selle aasta kokkuvõte ja selle põhjal ma saan välja tuua selle, et kõigepealt ma alustaks võib-olla sellest, et laenu võetakse kõikides vanusegruppides. Ja kasvanud on kuni 30-aastaste laenuvõtjate osakaal. Nad kõikidest meie laenajatest moodustavad 25%. Ja nende osakaal on veidi langenud, aga samaaegselt on osakaal tõusnud, mitte langenud. Ja samaaegselt on veidikene langenud 46+ laenuvõtjate osakaal. Samas nad selles vanusegrupis võetakse ka laenusid ja siis pigem võetakse juba kas teise kinnisvara ostuks või siis teise kinnisvara ostuks mitte koduna, vaid ka üürimisena või suvila otstarbel. Et need sihtotstarbed on erinevad. Inimese elukaar on juba selline, et kui ma noorena ostan väiksema korteri, pere kasvades suurema ja nii edasi, et selles mõttes, et lühidalt vastates noorte osakaal on kasvanud ja
ja võib-olla siia juurde veel ka see, et samas kõige suuremad laenud võetakse vanusegrupis 31 kuni 36 ja see on just täpselt see, kus on tõenäoliselt vaja juba pere loomisel, pere on veidi kasvanud, siis on vaja natukene suuremat elamist. Aga mõeldes ka sinu kogemuse peale, nüüd see statistika või kokkuvõte on, et ma ei tea, kas see sisaldab ka seda, et kui palju on ka neid olukordi, kus inimene võtab, oletame, eluasemelaenu, läheb mööda, ma ei tea, 3, 4, 5 aastat, ta ei suuda enam laenu maksta ja kui tihti juhtub seda või kui suur osakaal on sellest statistikast siis see, kus inimene, ma ei tea, jääb kodust ilma või see läheb sundmüüki. Kas seda tuleb ka ette? No praegu me saame öelda seda, et võlgnevuses olevate laenude osakaal on sõna otseses mõttes imetillukene meie pangas. Et see on ikkagi 0,0, et see on väga-väga väike. Ja selle põhjused on võib-olla algabki sellest, et kui inimene hakkab laenu võtma, siis me hästi kõigepealt nõustame inimest hoolikalt, et ta teeks hästi läbimõeldud otsuse ja et see kohustus, mis ta võtab, on pikaajaliselt jätkusuutlik. Teistpidi jälle see, et kui võlgnevusse jääda, siis me püüame neid olukordi võimalikult ennetada. Et alati ütleme, et kui mingi probleem on, võtke pangaga ühendust, et siis me saame sisse vaadata, saame kas siis maksepuhkust teha, võib-olla perioodi osas mingit lahendust otsida, et midagi leevendada. Ja siis on siin võib-olla see asi ka, et kui sa mainisid enampakkumise kaudu tehtud müüke, et kui tegemist on mõistliku laenuvõtjaga, siis ta tõenäoliselt ei jõuagi ei lase asjadel nii kaugele minna, et ta teeb enne endast kõik oleneva, et ise selle varamüügiga tegeleda, et vara vahetada, et üks asi ongi see, et ma ei jää võlgnevusse, kui mul tekivad raskused, siis ma otsin väljapääsu sellest, et ma võib-olla vahetan kinnisvara endale jõukohasema vastu, et ma ei lase asjadel nii kaugele minna, et neid ehk siis ise vara müüa on alati soodsam ja kui tekivad makseraskused, siis on mõistlik pangaga kohe rääkida, mitte oodata nii kaua, kui asi väga halvaks läheb. Aga kuidas sulle tundub, et kui ausalt inimesed ise hindavad enda seda finantsi poolt? Ma arvan, et nad siia ma saan jälle tuua numbrilist tausta juurde, et kui keskpank lubab laenumakseteks kulutada 50% sissetulekust, siis meie laenuvõtjatest, kes uue laenu võtavad, siis suurem osa nendest ei soovi, et nende kuumaksed moodustaksid üle 40%. Ehk siis, et see jääks sinna kuskil 30-40% vahele sissetulekust. Mis tähendab seda, et inimesed laenu võttes hindavadki seda, et kas ma päriselt tahan seda, et mu sissetulekust 50% läheks laenuks, kas ma päriselt tahan ja jaksan seda sellisel kujul pikki aastaid tasuda. Muidugi juhtub ka see, et ega inimeste sissetulekud ei ole ka 26 aastat, mis on keskmine laenuperiood, üks ja sama, et tõenäoliselt nende sissetulekud ka aja jooksul kasvavad, aga selle algusaja poole, et makse, see peab olema jõukohane, et inimesed, ühesõnaga nad saavad üsna kiiresti aru, kas nad jaksavad seda maksta või ei. Ja ma arvan, et meie laenuhaldurid annavad ka head nõu, et lisaks laenumaksele, et kas seal on kindlustus juures, kas seal on varakindlustus, kindlasti elukindlustuse peale inimesed mõtlevad ja kui sa uue vara ostad, sa tahad seda sisustada, sa tahad seda kodusemaks teha, et neid kulutusi ja väljaminekuid on rohkem. Ja uue kodu ostmine peaks
elukvaliteeti ilmselgelt parandama, mitte tegema seda raskemaks. Et kui nüüd öelda, et kas ühesõnaga meie aitame inimesi selle vaatega, et mõelda läbi nende tehtava otsuse, et nad suudaksid pikaajaliselt rahumeelselt oma laenu tasuda. Aga kuidas saab pank teada, kas inimene on maksevõimeline ka, ma ei tea, seal periood on 26 keskmine, et see laenuperiood 10, 15, 20 aasta pärast, et inimene saab maksta enda laenu. Kas te kontrollite, kuidas te kontrollite? Meie kontsentreerume täna laenu välja andes sellele, kuidas on täna sissetuleku ja kohustuste suhe. Meil on olemas ka ajalugu selle kohta, kuidas inimene on täna oma kohustusi tasunud ja see annab teatud kindluse, et sa tead, et kas milline see kohustuste tasumise, kuidas see sellele inimesele sobib. Ja eluasemelaenu puhul on ju veel ka omafinantseeringu osa ka, et kui on juba mingilgi kujul sääste olemas, siis inimene saab sellega hakkama. Ja siin toon jälle selle juurde, et ega selle aja jooksul tõenäoliselt sissetulekud kasvavad ja ei saa olla ka väga sinisilmne öelda, et ei, et me kindlasti nüüd teame, mis täpselt juhtub 16 aasta pärast, ei tea. Aga me saame täna lihtsalt loota parimat ja selle tänase finantskäitumise põhjal hinnata seda, et mis hakkab juhtuma. Ja loomulikult pank hindab ka seda, et mis neid riske, et kui palju sa selle konkreetse vara vastu võiksid laenu välja anda ja seda laenu siis vastavalt hinnastada, ja muidugi olla valmis selleks, et kui inimene vajab mingit laenulepingu muudatust laenuperioodi jooksul, siis selleks valmis olla. Aga need eluasemelaenude tingimused, kas need on ajas ka muutunud kuidagi nii-öelda karmimaks, kas neid on kuskilt võib-olla ka kärbitud või pigem on see, et ongi lihtsalt, et veel rohkem raame tuleb ajas juurde? Ma ütleks nii, et see on nii ja naa, et kui oma olemuselt on kodulaen ikkagi üsna sama, et on omafinantseering, et on laenusumma, on laenuperiood, on laenuintress. Ja nüüd on siit edasi on need, et kui palju ja mismoodi kasutatakse lisatagatist, kas üldse seda võetakse, kellele see võiks kuuluda. Siis on see teema, et kui palju ja kuidas laenulepingus teha muudatusi. Alati on muudatusi võimalik teha ja see tuleb vahest inimestele üllatusena, et muudatusi on võimalik teha. Et loen oma olemuselt on ikkagi üsna sama, aga need muudatused on, ma isegi võib-olla ütleks natuke spetsiifilisemad, et seal niimoodi üldiselt on keeruline välja tuua, et pigem kui kellelgi on mingi konkreetne mõte peas, siis ma soovitan seda alati pangaga jagada, et me saame alati kaaluda, kas ja kuidas kaasa tulla või mitte. Ja eriti ehituslaenude puhul näiteks, et kui kellelgi on majaehitus käsil, siis on ka seal see, et millal pank oma rahaga sinna projekti siseneb, kas alguses, ehituse alguses, lõpus või siis mõlemal juhul, et kuidas seda üldse kokku panna. Aga sind kuulates lihtsalt korraks ja vahepeale täiesti teemaväline küsimus, et kas ka mäletad sina enda esimest koduostu ja kui targalt sa sellele ise lähenesid tol hetkel või olid siis juba panganduses? Ja ma olin siis pangas ja ma mäletan seda väga hästi muidugi ja see oli veel sellisel ajal, natuke ka praegusel ajal, kus ma otsustasin oma vara ostu ära 2 aastat enne seda, kui see maja valmis sai. Ehk siis ostsin uusarendusse ja siis ma jäin seda ootama, et millal see vara valmis saab. Ja see tegelikult oli väga,
väga hea aeg selle jaoks, et ma sain koguda veel selle aja jooksul vahendeid selleks, et siis hiljem sisustama hakata. Et ja see oli hästi emotsionaalne muidugi. Kas kodu ostmiseks on õiget aega olemas? Mina isegi ütleks nii, et tagantjärgi tarkusena, et oleks võinud varem hakata juba kinnisvara soetama iseendale ka. Et kuidagi tundus, see on hästi selline hästi suur ja oluline ja et ei tea, kas ikkagi kuidagi saab, aga ma isegi ütleksin, mitte kinnisvara ostuks, vaid kodu ostuks on alati õige aeg, et kui mul on kodu vaja, siis igal juhul see on õige aeg. See on siis õige aeg, kui ma olen valmis igakuiseid makseid tasuma sellisel kujul. Et ma arvan jah, siis on see kindlasti õige aeg. Ja kõige raskem selle asja juures tegelikult ongi on leida see kinnisvara, mis mulle meeldib ja sobib. Ja võib-olla isegi, kui keegi nüüd mõtleb, et oi, et nii raske otsus, et ei tea, et kus ma et nüüd, kui ma ostan selle kinnisvara, et siis ma ei saa seda kõik need järgnevad aastad üldse muuta, siis vastupidi, tegelikult on niimoodi, et täna ostan ühe kinnisvara ja kui ongi nii, et 5 aasta pärast mu elu on 100% muutunud, siis ma saan ju selle ära müüa, osta uue vara, et need asjad need on küll suured otsused ja suured ostud, aga need ei pruugi olla nii jäävad, et nendest kuidagi enam ei saa välja, et sinna. Sellepärast ei tasu ostuotsust tegemata jätta, et võib-olla ma tahan 10 aasta pärast muuta. Sa ütlesid ühe väga hea lause, mida ma enda töös maaklerina aga päris tihti kuulen, et oleks võinud varem osta. Et kui sa nüüd tagantjärgi mõtled, et mis oleks võib-olla muutunud, olnud teistmoodi ja paremini, ja see aeg või periood, kas sa kaotasid selle aja jooksul rahaliselt ka midagi, et me teame, et turg tõuseb? Ja turg tõusis ja ma selles mõttes see sattus olema väga õigel ajal ja kõik läks suurepäraselt. Võib-olla olekski olnud ka turul tagasi vaadates, kui nüüd riskidest rääkida ka, et mina sattusin ostma sel ajal, kui turg veel kasvas. Siis õige pea pärast seda juhtus nii, et hinnad ka tulid veidi allapoole, et tõenäoliselt need inimesed, kes tipust ostsid, siis nemad võib-olla ei olnud nii mugavas olukorras. Aga samas see ongi nüüd selle riskide maandamise vaatest on see, et kui ma oma finantseeringuna panustan rohkem, siis ja kui juhtubki mingi olukord, et ma peaksin vara hakkama müüma, siis ma saan selle müüa vähemalt niimoodi, et mul ei jää pärast müüki mingit laenujääki enam üles. Et see osa. Aga kui neid Swedbanki prognoose vaadata ja aasta kokkuvõtet ja sinu enda tunnetust, et mis hakkab turuga toimuma järgmise 10 aasta jooksul ja võib-olla ka veel rohkem, et on see tõusuteel või on stabiilne või hakkab kõikuma või? Tahaks teada isegi seda, kuidas ülejärgmine aasta hakkab olema, et see 10 aastat tundub mingi megapikk aeg. Et praegu sätime ja mõtleme seda, et kui see aasta on nüüd justkui kokku võetud 2025, et mis hakkab juhtuma aastal 2026. Nüüd november-detsember justkui on kinnisvaraturul natukene rahulikum. Majanduse väljavaated peaks tulema järgmisel aastal päris head. Intresside vaatest ka on see peaks tooma sellist tõuget, et inimesed hakkavad rohkem kinnisvara soetama. Et järgmise aasta vaatest olen väga positiivselt meelestatud, aga 10 aasta kaugusesse ei oska midagi öelda. Ma arvan, et turg kindlasti toimib, kõik on, aga millisel kujul see täpselt hakkab olema, see tundub praegu väga pikk aeg. Nii, Anne, aga kiired lõpuküsimused siia. Mis on need 3 asja, mida koduostja peaks enne laenu tegemist tegema? Koduostja enne laenu tegemist võiks mõelda maksevõime peale.
siis ta võiks mõelda selle peale, kas tal lisaks tehingu tegemiseks minevatele kuludele ja kõik, mis sellega kaasneb, kõik kindlustused ja kõik asjad, et need asjad kõik, kui on tehtud, et kas tal on olemas vahendid ka sisustuseks või siis, kui ta ostab järelturuvara, selle selliseks värskenduseks, et läbi mõelda, et ta saaks hästi kiiresti sisse elada oma uude koju. Ja kolmas asi, see, et teadmine, et alati peab olema teadlik sellest, et mu laenulepingus saab teha muudatusi ja selleks siis pangaga suhtlema, et kui on vaja, siis suhtlema ja need on võib-olla kõige nii-öelda hea teada asjad. Mis on kõige levinum müüt eluasemelaenude kohta? Kõige levinumaks müüdiks võib-olla see, et kui ma olen saanud pangalt eitava vastuse, siis nad tõenäoliselt ei tahagi mulle mitte kunagi laenu anda. Ja ütlen kohe siinkohal ära, et see ei ole nii. Kui keegi on saanud eitava vastuse, siis see kehtib sellel ajahetkel oleva kas siis finantsnumbrite põhjal või siis on selle kinnisvara osas olnud mingid teemad, et lihtsalt tuleb uuesti küsida. Kui sul oleks võimalus eluasemelaenude süsteemis midagi muuta, siis mis üks asi oleks, mis sa läheksid ja kohe esimese asjana muudaksid? No siin oleks, see on selles mõttes selline küsimus, et siis me oleksime võinud selle juba ära teha. et suures pildis iseenesest mulle tundub, et ei ole midagi vaja muuta. Olles siin ka sees olnud, aeg-ajalt on küll teema, et kas antakse, kas oleks võimalik anda täiesti ilma oma finantseeringuta asju, kas ilma hästi pikkade tagasimakse tähtaegadega ja nii edasi. Aga need on ka need nüansid, kus järele mõeldes sa saad aru, et see ei oleks väga mõistlik. Nii et ma isegi saaks öelda, et me oleme heas seisus ja meil see raamistik, kus me oleme täna, töötab päris hästi ja teeb ostjaid õnnelikuks ja pangad saavad ka toimetada. Aitäh sulle, Anne, aja eest! Aitäh! Ja aitäh sulle ka, armas kuulaja, et olid meiega kaasas. Järgmises episoodis tulevad kinnisvara hindajad rääkima enda köögi poolt, nii et püsi lainel.